Tere, armsad. Mul on nii külm olla täna kuidagi. Sihuke rõske. Aga meil on pööripäeva energiad ja mina tunnen, et need lähevad järjest, kerivad ülesse. Ma ei tea, kuidas sina tunned, aga mina tunnen, et see aasta see pööripäev minu jaoks isiklikult on väga intensiivne ja kui ma olen siin rääkinud inimestega, kes on ka enesearengu teel, siis ka neil toimub väga palju. Ja kuna meil on transformatsiooni aasta käsil ja see hakkab otsi kokku tõmbama, siis on täpselt selline tunne, et see 2025 aasta vaatas, et okei, essee tähtaeg kukub homme, aga essee on kirjutamata ja täna öösel hakkan nüüd pihta kirjutama ja täpselt need 2 viimased kuud ongi selline tunne olnud, et aasta on läinud kuidagi nagu rahulikult ja nüüd see tähtaeg kukub ja nüüd on vaja hakata kiirustama, sest põhimõtteliselt kõik on tegemata. Aga ma tean ka seda, et enamus inimesed kogevad seda aega praegu väga erinevalt ja väga paljudel on pigem aasta esimeses pooles toimunud ja nüüd läheb rahulikumaks. Nii et igalühel on omamoodi. Minul hakkas lumepall veerema siis, kui oli 11.11 portaal, kus oli võimalik ühenduda paremini oma hingeteega ja oma tõelise missiooni ja kutsega ja selle taotluse ma ka andsin. Oh boy. Ja tegelikult ma samal päeval sain ka Reiki pühitsuse, mis omakorda avas mul kanaleid, avas mul nägemist, avas mul kõike. Et minu isiklikul plaanis hakkas siis lumepalli efektina kõik veerema, kus ma hakkasin läbi nägema iseenda mustrid, kus ma oma väge ära annan endiselt veel, kuidas ma ikka veel toidan kurja või seda musta hunti, siis nii-öelda ebavajalikku hunti, kust ma olen veel mõjutatav ja see lihtsalt need taipamiste nägemused on tulnud järjest ja läinud hästi intensiivsemaks. Tänane öö ehk siis öö vastu 19. Oli planeedile Maa väga lähedal see Three Eye Atlas. Võib-olla sa oled kuulnud, kui sa liigud ka sellistes ringkondades, et üks komeet, mis teadlaste sõnul on tulnud teisest tähesüsteemist, möödus Maalt ligidalt, ehk siis tema teekonna kõige lähedasem punkt Maale, mis tegelikult on valusaastate kaugusel, kaugemal veel kui Päike, aga tema teekonna kõige lähem punkt. Täna öösel see oli ja väga paljud spiritualistid, tähehinged, esoteerikud siis on tajunud, et see ei ole lihtsalt kivitükk, mis seal taevas hõljub, vaid see on intelligentne teadvus, mis on tulnud, et meid siis nii-öelda järgmisele etapile aidata, tuua meile järgmisi aktivatsioone, ärkamisi, taipamisi ja olen teinud eelnevalt ja ka eile õhtul ja täna hommikul tegin sellist lühikest väikest remote viewing ut, ehk ma ei oska seda eesti keeles sõnastada, selline nagu kõrvalt vaatlemine, astraalkehaga kõrvalt vaatlemine. Ja paljud ütlevad, et see kannab lüüra teadvust. Lüüra on siis tähesüsteem, kõige iidsem tähesüsteem, kust kõik põhimõtteliselt on algusse saanud. Minu jaoks, minu nägemuse järgi seal on lisaks ka tegelikult veel plejaadide energia. Ja ka nemad on nii-öelda selles missioonis või selles projektis osalised ja toetajad. Ja nad ei ole meile võõrad. Me oleme neile omad, meie tunneme neid, nemad tunnevad meid. Meie vahel ei ole sellist, et me ei tunne üksteist, et tere, me tulime tutvuma, vaid hinge tasandil me teame üksteist. Ja seal laeva peal on väga paljude tähehingede kõrgemad aspektid ja sellepärast nad siia poole tulevadki, et aidata aktiveerida veelgi neid tähehingi ja neid, kes on enesearengu teekonnal ja valmis arenema edasi.
et nad tulid sellist sutsakat tooma meile nii-öelda. Eelkõige see mõjutab naisenergiat meie sees. Vot, ja meil oli ka tegelikult kuu loomine täna öösel, Skorpioni märgis. See seostub mulle väga Liliti energiaga ja ma sain sõnumeid seoses sellega samamoodi, et see Liliti energia on ärkamas ja mitte enam raevukalt, nagu ta on olnud siin sajandeid, vaid ta juba on valgusesse peaaegu tagasi jõudnud. Vot nii. Sõnumid, mida ma veel sain, mida võiks edastada, ühesõnaga, miks ma nii-öelda sellest eneseteekonnast üle hüppasin nii kiiresti siia selle komeedi teemal, oli see, et ta tuleb tooma puhastust. Tuleb ka tooma seda läbilõikamist ja seda pöördemomenti, et sellepärast ma iseendal isiklikult neid teravalt tajusin ka kõiki neid puhastusi ja lõpetatusi ja nii-öelda otsade kokku tõmbamisi, et seda see meile tooma tuli ja väga paljud kogesid seda eile, ma olen täiesti kindel selles, et viimase aja teemad on üles toonud kohti, kus sa oled aru saanud, et siin tuleb uks kinni panna, ongi kõik. Et seda enam nii-öelda kaasa ei kanna, kaasa ei võta. Ja selles mõttes nende energia tuligi meie silmi avama. Ja küsisin sõnumeid ka veel, tuli väga tükati läbi need sõnumid ja esimene selline minu jaoks kõige tähendusrikkam sõnum oli see, et vanad lepingud on tühistatud. Ma rääkisin nendest ajaliinide teemadest ka üle-eelmine nädal, ma ei mäleta enam. Et ajaliinid kukuvad maha, need lihtsalt nagu kaovad ära, et neil ei olegi võimalus enam aktiveeruda. Ja ma sain selle kinnituse veel sõnumina, et need vanad lepingud tühistatakse, ehk siis need vanad karmalepingud, vanad hingelepingud, vanad mingisugused lepingud inimkonnaga, mis on tehtud reptiilsete jõududega. Et ma näen, et need kukuvad maha, sest need on iganenud ajaliin. Väga paljud inimesed ei vali enam seda ajaliini ja tänu sellele saab see ajaliin maha kukkuda, et see ei ole ainult niimoodi, et väline päästja on tulnud ja sekkunud ja need ajaliinid ära tühistanud, vaid point on selles, et väga paljud inimesed on ärganud ja aru saanud, et nad ei vali enam seda Matrixi ajaliini, mis ei tähenda seda, et nad automaatselt enam ei eksisteeri siin selles 3D Matrixis, vaid see toimub juba energia ja otsuse tasandil. Otsusel on väga tugev jõud ja juba tänu sellele saab väga palju muutuda ja väga palju saab see praeguse toimiva süsteemi energia maha hakata kukkuma, mis tähendab seda, et need lepingud hakkavad järjest ja järjest nii-öelda nagu oma kehtivust kaotama. Sest me liigume oma teadusega aina ülespoole ja kõrgemal teadusel selliseid lepinguid ja sellist süsteemi lihtsalt ei kehti ja ei ole. Vot nii. Tuli selline sõnum ka, et muutuste aeg on hästi intensiivne muutuste aeg, see pööripäev toob meile muutusi. Kindlasti ka nädal peale seda on see tugev muutuste energia üleval ja ära keskendu nii väga sellele välisele muutusele, et sa ootad ja vaatad, mis kõik väliselt muutub. Kui sa oma sisemisel tasandil, oma teadustasandil ei hakka muutma midagi, siis see sulle väliselt vastu ka ei peegeldu. Et siin näidati mulle seda, kuidas inimkond ootab seda välist päästjat ja seda, et ise ei peaks mitte midagi tegema, ärkan hommikul üles ja maailm on uuenenud ja kõik on ilus ja hästi. Aga mille arvelt see uueneb, see on see, et inimesed muutuvad sisemiselt, inimeste mindset muutub, inimeste teadustasand muutub ja siis muutub ka see väline maailm. Ja nagu tõugatakse meid sinna kohta, et nii palju kui võimalik iseenda tasandites
ja selle haavunud ego tervendamine on praegu hästi-hästi oluline. Et võimalikult palju nagu pinnast puhastada ja iseennast sealt alt üles leida. Tuli ka selline küsimus, et milline saab olema sinu reaalsus. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et milline võiks olla see reaalsus, mida ma endale luua tahan. Ja siis tuli selle peale kohe teine küsimus, aga milline on su mindset selle taga? Et kas sa üritad oma reaalsust muuta, uut reaalsust luua selle sama mentaliteediga, kus sa praegu eksisteerid. Aga see sinu praegune mentaliteet on loonud sulle sellise reaalsuse, kus sa praegu oled, see, mida sa kõik praegu koged. Kuidas su uus reaalsus saaks olla teistmoodi, kui sa oma mentaliteeti ei muuda? Et kui sa tahad rabarberikooki, aga sa paned rabarberite asemel sinna kogu aeg õunu, kuidas saab sellest koogist ahjust välja tulles olla saanud rabarberikook? Ei saa mitte kuidagi, Et midagi tuleb seal selles komponentides muuta, sina oled see komponent, oma reaalsusloome komponent, seal on vaja midagi muuta, et see tulemus oleks teine. Ja siis ma jõudsin iseendaga sinna kohta, et tekkisid mu peas manifestatsioonid, et ma loon niimoodi ja ma loon niimoodi ja siis mulle öeldi jälle, et aga sa lood ju ootusi ja eeldusi. Ja siis ma ütlesin, aga ma loon ju positiivseid. Et ma ju mõtlen külluslikult. Ja siis mulle öeldi, et aga need on ka ootused, need on ka eeldused ja need ei jäta vaba ruumi, isegi kui need on positiivsed. Et näiteks selline näide, et mul on piisavalt, ükskõik siis mida, mul on piisavalt. See mul on piisavalt on puudusteadvuse väljendus ja tegelikult ka hirmutasandi väljendus, et ma ei jää puudusesse. Ma igaks juhuks manifesteerin, et mul on piisavalt, siis ma ei jää puudusesse. Vaid hästi oluline konks ja võti, ma ei taha öelda konks, vaid hästi oluline taipamine ja teadmine on see, et ma olen võimalikult neutraalne. Ma olen täielikus usalduses, et tuleb see, mis tuleb, aga ma tean, et tuleb niikuinii kõige parim võimalik variant. Ja ma olen ka teadlik, et iga takistus, jutumärkides takistus, on võti selleni, et ma saaksin ennast veelgi paremini joondusesse viia. Iga trigger, iga takistus, iga blokaad on võti ja portaal selleni, et ma saaksin ennast veelgi paremini joondusesse viia. Et elada seda elu, mida ma sünnipäraselt väärin. Sest kõikide meie sünniõigused on armastus, küllus, õnn, mis iganes on ju. See Matrixi tihedus lihtsalt on selle ära võtnud. Moonutanud meie arvamust sellest. Ja me oleme ära unustanud, et meil on vaba tahe. Ja kuna see praegune periood päris korralikult puhastab platsi, jah, päris intensiivselt, ma ütleks, kollektiivsel tasandil ka. Et mis sa selle puhta platsiga peale hakkad? Mul tekkis selline nägemus ja visioon, et on värskelt maha langenud lumi, selline puhas puutumata lumi, millised jäljed sa sinna paned? Milline on see mindset nende jälgede taga? Ja hästi oluline taipamine oli see ka, et ära oota, et sa oleksid valmis produkt, sest see on mõistuse selline konks. Sa oled alati valmis produkt või sa ei pea olema kunagi valmis produkt. Kas sa pead üldse sellele mõtlema? Kui su sees on tõmme, kutse, soov, siis astu. Usalda ja astu. Tee see esimene jälg sinna lume sisse. Astu nende teadmistega, mis sul on. Astu nende oskustega, mis sul on. Astu sellega, mis sul on. Usalda, et sa jõuad sinna, kuhu sa jõudma pead.
sest su hing teab alati, kuhu sa pead astuma. Haavunud egotasand, haavunud mentaalitasand toodab igasugust jama, aga sa ei pea kuulama. Toodab meile hirme, et sa ei ole veel valmis ja veel ei ole piisav ja veel ikka ei saa ja äkki sa astud valesti ja no ei ole võimalik. Veel suunati mind vaatama sinna südametasandi peale, et sellest ma rääkisin ka nende ajaliinide teemades. Siis olid sõnavõtjaks andromeedalased, kui ma ei eksi. Südametasandist rääkisin ja, aga siis olid veenuslased. Seekord tulid plejaadialased südametasandist rääkima ja plejaadialased on ka väga südametasandile keskendunud, tingimusteta armastusele keskendunud, hästi sellised empaatilised olendid. Kui andromeedalased mõistavad emotsioone ja teist olendit inimest läbi sageduse, siis plejaadialased mõistavad teineteist läbi selle emotsiooni, mis on võib-olla inimtasandile paremini mõistetav, kui me räägime siin empaatilistest inimestest. Ja nad on oma südameväljadega hästi ühendunud üksteise vahel ja nad räägivad ka sellest, et kui oluline on see praegune intensiivne periood vastu võtta siis nii-öelda läbi südame, läbi usalduse, et hästi, kuna see intensiivne energia tekitab mentaalitasandil teatud häired või hirme, mis on loomulik, sest kõik on hästi muutlik ja me ei ole harjunud selliste energiatega. See on loomulik, et meil tekivad kahtlused, hirmud ja mingisugused triggerid. Aga et sa võtaksid selle vastu läbi südame, sa ei prooviks panna oma kogemusele silti ega hinnangut, ega ei prooviks seda ka liialt palju väliselt lahendada läbi teiste inimeste, vaid läbi oma südame, läbi oma kõrgema südametšakra, mis on siin kurgu ja südametasandi vahel, ja läbi iseenda peegelduse siis nii-öelda, mis on sinus see koht, mis on peegeldanud seda välist olukorda esile. Kas sa oskad läbi südame seda näha ja ilma hinnanguta vastu võtta ja ennast viia sellest olukorrast läbi ilma hinnangut andmata ja ilma ootusi esitamata, ilma kriitikat andmata, ilma süüdistamata, ilma mis iganes. Armastuse, aktsepteerimise ja mõistmisega lihtsalt võtad vastu ja lähed läbi. Ja niimoodi saab väga palju seda rasket energiat maha kukutada. Nõnda. Kas selle teemaga... mul on selline lause siin ka, et peale pööripäeva on pilt selgem. Mida sa tegelikult tahad teha? Kuhu sa tegelikult tahad jõuda? Hakka enda nimel tegutsema, sa oled piisavalt palju loovutanud, andnud ja transformeerunud. Hakka looma sellest kohast, kus sa oled sellega, mis sul on. Peale pööripäeva on sul pilt selgem. Võt nii. Sa oled juba praegu piisav, sa oled teinud piisavalt, sa oled andnud piisavalt, sa oled kogenud piisavalt. Sulle niikuinii neid kogemusi tuleb juurde. Niikuinii tuleb teadmisi juurde, niikuinii tuleb oskusi juurde. Aga see ei tähenda, et sul praegu ei oleks piisavalt. See ei tähenda, et sa praegu ei oleks piisav, sa oled piisav. Ja sul ei ole vaja välist kinnitust. Su kõrgem südametšakra, kus elab tingimusteta armastus ja kus elab ühtsustunne. See teab nagunii. Nii, millised on meil nädalavahetuse energiat ka tarokaartide järgi siin? Mis meid ees ootab, mis on see sõnum? Mul on siin see maal, kui te olete videos vaatanud, see on ka minu interpretatsioon plejaadiast. Kristallimaal.
videost ei ole ilmselt näha, aga ma olen sinna kleepinud roosat kvartsi ja fluoriiti, et seda energiat veelgi paremini läbi tuua. Nii, aga mida ütlevad tarokaardid meile nädalavahetuse kohta, mis on see sõnum, mis meid ees ootab, mida me peaksime teadma, mida peaksime märkama? Mõõkade kuningas, kes saaks olla selgem kui mõõkade kuningas? Kelle pilt saaks olla selgem kui mõõkade kuningal? Absoluutselt. Nii nagu ma ütlesin, pilt saab selgemaks. Peale pööripäeva saab pilt selgemaks, palun väga. Tuleb selline kasvatamise ja ehitamise kaart. Kasv, hingekasv tuleb mul selle peale. Enne seda on karikate 10 ka. Hingekasv, hingepuhastus. Hinge tasandil toimub praegu puhastus. See, kes ei ole, kukub maha. Ja sa näed päris iseennast ja sa hakkad päris iseenda nimel töötama. See hingepuhastus tundub kuidagi nii suur väljend praegu, kus tõesti on midagi sellist. Mul öeldakse jah. Mingi hinge tasandit. No samas, kui need ebavajalikud ajaliinid maha kukuvad, siis meie hinged saavad aina puhtamaks, sellepärast, et karma kukub maha. Oi, armastajad. No mis siit meil maha kukuvad illusioonid? Segadused, illusioonid, mis on tekitanud sulle väga suurt ärevust, väga pingestatud olekut, väga segaduses olekut, et see pilt tõepoolest saab selgemaks. Enam ei ole nii tugevat sellist ärevuse, närvisüsteemi pinge niisugust olekut nagu. Ja see muutus saab olema, tundub, et päris kiire. Armastajad, müntid 9 ja sauade 8. See muutus, nagu ma ütlesin, need energiat on praegu intensiivsed ja nagu pigem toimub rohkem kui vähem. Ja ma arvan, et see võtab veel pöördeid ülesse siin nädalavahetusel, sellepärast, et pühapäeval alles jõuab pööripäev kätte. Ja mida see teeb? See ei tee meile mitte midagi halba, see viib tasakaalu. Armastajad on pooluste tasakaal. See ei ole ainult väline tasakaal, see ei sümboliseeri ainult välist armastust, see sümboliseerib sisemise mehe ja naise tasakaalu, et nad eksisteerivad külluses, luksuses. Ja ma arvan, et väga paljud, kes on kogenud see aasta transformatsiooni energiat, kõik on kogenud, mul on sügav. Aga on ka neid, kes on väga sügavalt oma karmalõksudes kinni ja ei saagi jõud ja mütsi aru, et nendega siin üldse midagi toimub ja et nad ise saaksid roolist kinni võtta. On ka neid. Nad jõuavad sinnani järgmises elus. Oleme ka meie eelmistes eludes olnud samastes kohtades. Aga see selleks. Mis ma tahtsin öelda? Hingepuhastus toimub ja saab minna tasakaalu ja see energia võtab väga kiire sellise suuna. Sest illusioonid lihtsalt kukuvad lops ja lops maha. Oh my god, millised kaardid mul tulevad. Karikate 2 ja täht selle peale. Karikate 3 voodud mees. See on pigem selline energia, voodud mees siin ütleb, et see sõnum, mida ma olen siin ka juba peaaegu 6 aega, detsembri algusest on mul läbi tulnud. Watch and see. Oota ja vaata. Ära tee väliselt hästi palju. Vaata see oma sisemaailm üle. Voodud mees ütleb, et ta ootab ja vaatab. Aga see energia siin ümber on selline, kuidas kõik karikate 3 on täiesti tähistamise kaart. See on kolmainsus.
ja tasakaal, armastajate tasakaal ja kolmainsus, püha kolmainsus. Mis asi on püha kolmainsus? See ei ole religiooniga seotud, sina oledki püha kolmainsus, body, mind and spirit. Keha, hing ja vaim. Need leiavad omavahel ühenduse, sest nad tervenevad ja tekib uus lootus, tekib uus täht taevasse nii-öelda. Uus viis, kuidas ennast mõista ja armastada, kuidas ennast näha. Hingetasandi tervenemine. Sa ei näe seda, aga sa tunned seda. It's time. It's time. Normaalne. Siukene energia on lihtsalt. Selgus. Tulisus, vastutuse võtmine oma reaalsuse eest, valmidus riskida oma unistuste nimel, oma selle südamekutse nimel. See ei ole lihtsalt enam väline, see on sisemine, minu hääl tahab kõlada, minu hääl tahab väljendada ja võtan selle eest vastutuse, nagu sauade kuningas võtab. Ja jätan kõik selja taha ja liigun edasi. Vaade on kaugusesse, tahe on minna kaugusesse, enam ei ole see koht, kuhu sa tahad jääda, sa tahad minna edasi, sa tahad liikuda, sest sa tunned juba siin südame ja hinge tasandil, et see transformatsiooni aasta on sind viinud kohta, kus sa saad aru, et no fucking way, enam niimoodi ei saa. Ja sa lähed edasi. Ja see praegune energia tõmbab seda sinus veel rohkem üles, sauade kaks siin samamoodi. Valmis liikuma, sa oled valmis minema. Nüüd soovitus selliseid suuri samme praegu enne pööripäeva ei ole soovituslik teha. Praegu on see sisemine, see valmiduse otsimine, et davai. Ma puhastan, lasen lahti, lõpetan need vanad teemad ära, ma loon selle pinnase, et saaks astuda, et saaks minna. Mul nii vägev energia tundub see olevat, et ma olen üli põnevil. Mis siit tulema hakkab. Väga võimas, väga võimas. Vot selline sõnum täna siia nädalavahetusesse. Believe, öeldakse, usu. Ja veel kordakse seda üle, et ära oota, et sa näed seda, sa tunned seda. Aga samas see watch and see seal kõrval, oota ja vaata. Oota ja vaata, kuidas sa muutud. Oota ja vaata, kuidas sa muutud. Ja siis sa näed. Ja alles siis sa näed, et kõik tegelikult on teistmoodi. Heas mõttes teistmoodi. Võt. Kas nüüd on lõpp või? Tundub. Hea küll, tõmban otsad kokku, ma panen kirja ka, teen sellest kokkuvõtte, mida ma siin täna rääkisin ja panen oma Facebooki ja Instagrami ülesse ja mu kogemus näitab, et alati, kui ma kokkuvõtted teen, siis mul tuleb veel rohkem mingisuguseid sõnumeid või taipamisi läbi, et sa võid pilgu peale visata ka minu sotsiaalmeediale, Instagramis, Facebookis ja ka need sealt läbi lugeda, sest siis ma kuidagi jõuan ka teise nurga alla, kui ma hakkan läbi kirjutama.
siin praegu lihtsalt tuleb kõik otse. Vot. Mõnusat, ägedat nädalavahetust sulle, ole tubli ja tšau.